2004 oli minu meelest esimene mõte, et Sillamäel on selline asutus vaja luua ja asutajateks on Sillamäe linnavalitsus ja Sotsiaalministeerium. Siia tulin just sellepärast, et saada sõltuvusest vabaks. Mitte vabaks, vaid õppida nagu selle sõltuvusega edasi elama, sest see hakkab meid nagu terve elu nagu saatma. Me osutame siin sõltuvusprobleemidega inimestele ja nende lähedastele professionaalset teenust. Kliendid võivad rehabilitatsioonil viibida 1–2 aastat ja nad elavad siin. See tähendab seda, et see on 24H ja pikk rehabilitatsioon. Ning selle aluseks on väga täpne ja läbimõeldud päevaplaan. Kõige tähtsam selle rehabilitatsiooni juures on teaduspõhine lähenemine, mille jaoks on oluline, et siin on kindlasti olemas väga head psühholoogid, psühhiaater, meditsiiniline abi. Meie keskuses on mehed alates vanusest 18 ning siin on 26 kohta. Peamine rahastaja ongi meil Tervise Arengu Instituut nendele 26 kohale ja siia saavad tulla kliendid ainult vabatahtlikult. Nad võivad tulla siia vabatahtlikult ja võivad ka lahkuda. Selleks, kui keegi avaldab soovi siia tulla, ta kõigepealt helistab või kirjutab meili või tuleb see informatsioon kas perearstidelt või meditsiiniasutustelt või kes iganes, kellelt võib tulla see esimene informatsioon. Ja siis me lepime kokku selle potentsiaalse kliendiga kohtumisaja ning temaga kohtub psühholoog, sotsiaaltöötaja, vanemtegevusjuhendaja ja peale seda esimest kohtumist kõik hindavad motivatsiooni mingil määral, et meil oleks mingigi alus, kuidas moodi hinnata, kes ja kui kiiresti rehabilitatsioonile pääseb. Kui iga aasta lõpetab rehabilitatsiooni edukalt 13–18 klienti, siis me uurisime, kui palju on neid, kes on jäänud puhtaks 3 ja rohkem aastaid ning see protsent oli 70, kes on jäänud puhtaks. Kasutame kognitiivkäitumisteraapias ongi see, et kogu aeg analüüsime ennast, räägime tunnetest, kogu aeg analüüsime suhteid, mis oli peres, mis on juhtunud sinu sõpradega, sinuga, siin keskuses personaliga, et kõik need juhtumid kogu aeg räägime lahti ja analüüsime. Ja meie kliendid teevad nii individuaalselt kui rühmatööd ja nad tihtipeale nad viivad läbi neid rühmasid ise. See on siis ka spetsialistidega ja õpetame neid ka vastutust ja iseseisvust, et pakume nendele sellist võimalust, et nad viisid läbi mingid rühmad ise. See on siis näiteks monitooringud ja loengud. Meie klientidele on kõige raskem see, et nad peavad oma elus sellise otsuse vastu võtta, et nüüd ma olen terve, enam ma ei tarvita ja nüüd ma hakkan õppima elama, mitte narkootikume tarvitades. Narkomaanidel ongi see, et nad on kõik nii lihtsalt saanud, nad pole midagi teinud, aga siin sa pead pidevalt nagu järgima neid reegleid ja see ongi meile kõige raskem vaata. Intensiivne programm, kus reaalselt nagu inimene muutub, kui ta ise tahab seda. Ta ise tahab, sest niimoodi võimuga ei saa kedagi muuta, pole kedagi muudetud ka, et enda tahtmine peab olema.